Trump päästis põrgu valla Pärsia lahes pärast seda, kui Ameerika väed reageerisid Iraani rünnakutele ja tabasid Kashmiri saart Iraani lõunaosas, mis oli sõjaline vastus ning otsene hoiatus Teheranile. Sel kolmapäeval, 3. juunil 2026. Rünnak järgnes sellele, kui Iraani raketid ja droonid üritasid tabada sihtmärke, mis on seotud Ameerika Ühendriikide liitlasriikidega, samal ajal kui tsiviillaevad olid samuti piirkonna vetes ohus. Valge Maja püüab hoida survet, andmata Iraani režiimile sõjatempo kontrolli ja just siin muudab Trump Iraani saare poliitiliseks ja sõjaliseks sõnumiks. Mida Iraan üritas hinnata? Miks sai Kashmir sihtmärgiks? Kuidas Trump kongressile vastab? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja ilma keerutamiseta sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Ameerika väed tulistasid alla Iraani poolt välja lastud ballistilised raketid ja droonid. Seejärel ründasid nad sõjalist juhtimiskeskust Kashmiris. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus esitles seda tegevust enesekaitsena, mitte põhjendamatu rünnakuna. Kuveidi pihta tulistatud 2 raketti ei tabanud oma sihtmärke, samas kui Bahreini pihta lastud 3 raketti tõrjusid Ameerika ja Bahreini kaitsejõud. Vahetult enne seda tulistati alla 3 Iraani ründedrooni, mis liikusid tsiviilmeremeeste suunas, kes piirkonnas liikusid. Kashmiri saar ei sattunud sellesse kriisi juhuslikult. Saar asub tundlikus kohas Hormuzi väina lähedal, mis on üks maailma tähtsamaid mereteid. Iraani režiim teab seda ja kasutab seda geograafiat survevahendina. Vastulöök Iraani saarel näitab, et Valge Maja ei aktsepteeri relvarahu loogikat, mida kasutatakse provokatsioonide kattevarjuna. Iraan üritas muuta läbirääkimiste õhkkonna hirmutamise väljaks. Režiim nõustus rääkima rahuprogrammi osadest, kuid vestlus ei kulge nii, nagu oleks tegemist tavaliste läbirääkimistega. Marco Rubio tegi Kapitooliumil selgeks, et Iraaniga rääkimine ei ole nagu usaldusväärse ja ettearvatava riigiga rääkimine. Suhtlus käib vahendajate kaudu, jõuab kirjalikult ja sõltub režiimist, mis on jagatud diplomaatide, usuliidrite ja revolutsioonikaardi sõjaväelaste vahel. See lõhe on kriisi keskmes. Kui Iraani läbirääkijad näitavad mõningast avatust, siis režiimiga seotud sõjalised ringkonnad jätkavad droonide, rakettide ja liitlasrühmituste kasutamist, et Ameerika kannatlikkust proovile panna. Trump üritab tegeliku survega kokkulepet peale suruda. Aga revolutsiooniline kaardivägi käitub nii, nagu suudaks ta konflikti viimase piirini viia. Ameerika Ühendriikide avalikku arvamust kurnata ja sundida Washingtoni nõustuma nõrga lahendusega. See arvestus või Teheranile kalliks maksma minna. Marco Rubio naasis kongressi lihtsa sõnumiga. On olemas dialoog, kuid pimedat usaldust ei ole. Iraan nõustus arutama tuuma aspekte, mida ta varem vältis, kuid see ei taga kokkulepet. Trump ei taha sanktsioonide leevendust anda ainult sellepärast, et Iraan lõpetas tegemise, mida ta poleks kunagi pidanud tegema. Kashmiri vastumeetmed ilmnevad ka Washingtonis tundlikul hetkel. Parlamendiliikmed peavad arutama sõjavõimu puudutavat resolutsiooni. See on katse piirata Trumpi vabadust tegutseda Iraani vastu ilma kongressi ametliku loata. Demokraadid püüavad kasutada sõja kulumist presidendi kätesidumiseks ajal, mil tema Ameerika väed reageerivad tegelikele rünnakutele. Küsimus on nüüd selles, kas mõned vabariiklased liituvad selle survega või saavad aru, et Valge Maja manööverdamisruumi kärpimine võib praegu tugevdada Teherani. Bill Rui Huizenga läks otse asja juurde, käsitledes seda sammu kui poliitilist mängu tõsise teema arvelt. Tema sõnul ei taha keegi lõputut sõda. Samuti ei saa jätta presidenti ilma võimaluseta reageerida, kui õhus ilmuvad raketid ja droonid. Tema kriitika puudutab tundlikku kohta. Kui Iraan rikub relvarahu, ähvardab liitlasi ja testib Ameerika baase, peab ülemjuhatajal olema võimalus reageerida enne, kui olukord kontrolli alt väljub. Arutelu sõjapidamisvolituste üle ei toimu vaakumis. See toimub ajal, mil Iraan korraldab rünnakuid, õhutõrje töötab rakettide vastu ja Ameerika sõdurid on laiali piirkonnas, kus iga viga võib kõik leekidesse paisata. Trump tahab hoida diplomaatia avatuna, kuid selle taga peab olema jõud. Ilma selle jõuta võib Iraani režiim pidada läbirääkimisi nõrkuseks ja kui Teheran näeb nõrkust, suurendab ta provokatsioone. Rubio sõnavõtt aitab seda strateegiat tugevdada. Ta ei müünud illusioone, ta ei lubanud kokkulepet. Ta ütles,
on märke Iraani ülemjuhi kaasamisest, kuid ta näitas ka, et protsess on aeglane, kaudne ja takerdunud režiimi sisemiste huvide taha. See kinnitab arusaama, et Trump ei saa loota ainult paberile, sõnumile ja vahendajale. Sõjaline surve muutub läbirääkimiste osaks, sest teine pool taganeb alles siis, kui tunneb kulusid. Revolutsiooniline kaardivägi püüab tegutseda mitmel tasandil, esitab otseseid ähvardusi ja kasutab piirkondlikke liitlasi. Survestab Israeli Liibanoni kaudu, provotseerib laheriike ja püüab siis väita, et läbirääkimisteks on veel ruumi. See kahepalgeline käitumine on vana, kuid nüüd seisab see silmitsi Valge Majaga, mis on vähem valmis diplomaatilist teatrit aksepteerima. Donald Trump näib panustavat karmile valemile. Läbirääkimised, kui see on kasulik, rünnakud, kui see on vajalik ja mitte lasta Iraanil kriisi ajakava kontrollida. Kongress astub sellesse loosse kui sisemise võitluse areen. Osa demokraatidest soovib pöörata sõjaline reaktsioon Donald Trumpi vastu suunatud poliitiliseks ründevahendiks. Mõned vabariiklased kardavad, et neid tõmmatakse pikale veninud sõtta. Rui Huizenga püüab neid kahte asja lahus hoida. Üks asi on vältida lõputut sõda, teine asi on takistada presidendil kaitsta rünnaku all olevaid vägesid ja liitlasi. Erinevus on tohutu, eriti kui Iraani režiim kasutab relvarahu provotseerimiseks võimalusena. Samas poliitilises paketis esitas Rui Huizenga ka seaduseelnõu terroristide väljasaatmise seadus, mis püüab võtta kodakondsuse neilt, kes on naturaliseeritud ja süüdi mõistetud terrorismiga seotud kuritegudes, ning eelistada nende inimeste väljasaatmist. See meede laiendab riikliku julgeoleku diskurssust Ameerika Ühendriikides, samal ajal kui Washington seisab silmitsi Iraaniga väljaspool oma piire. Loogika on lihtne. Trumpi valitsus ja tema liitlased tahavad käsitleda terrorismi ohtu nii sise- kui ka väliskaitse küsimusena samaaegselt. See projekt tugevdab sõnumit konservatiivsele baasile. Sõda vaenulike rülmituste ja režiimide vastu ei lõpe ainult sõjaväelisel tasandil. See hõlmab piiri, immigratsiooni, kodakondsust, kohtuid, luuret ja kontrolli nende üle, kes kasutavad Ameerika territooriumi ameeriklaste endi vastu. Rui Huizenga ütleb selle otse välja. Ameerika kodakondsus on privileeg, mitte varjupaik terrorismis süüdi mõistetutele. See teema saab tõenäoliselt uueks vastasseisu allikaks demokraatidega kongressis. Nüüd on järjekord oluline. Kui Bolsonaro resolutsioon võib sõja korral jõudu koguda, võib Trump seista silmitsi konkreetse katsega piirata tema tegevust Iraani vastu. Kui see nõrgeneb, säilitab Valge Maja võimaluse kombineerida läbirääkimisi ja sõjalist vastust. Samal ajal püüab Rubio hoida diplomaatilist kanalit elus, kuid ilma kergekäelisi järeleandmisi tegemata. Iraani režiim mõistab, et iga välja saadetud droon võib esile kutsuda uue vastuse ning Cashmanist on saanud selle näide. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete ekspert. Ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad videokirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.